Tervitused kõigile! Kahjuks ei saa ma täna teiega siin saalis koos viibida, sest olen Põlvamaal visiidil ettevõtteid külastamas. Kuid tahan kinnitada, et korteriühistute roll on Eestis väga suur. Nii inimeste elukvaliteedi kui ka riigi kliimaeesmärkide seisukohast. Eestis elab kortermajades üle 70% inimestest, mis tähendab, et kui korterelamud on korras ja energiatõhusad, on korras ka suurem osa Eesti elamufondist. Viimaste aastate jooksul on riik renoveerimisele suunanud märkimisväärselt vahendeid. Eelmise aasta 170 miljoni euro suurune toetusvoor oli Eesti ajaloos suurim. Tänu sellele saavad kodud korda umbes sama palju inimesi, kui elab terves Viljandi linnas kokku. Tänavu septembris avasime uue 80 miljoni euro suuruse taotlusvooru. Seekord muutsime süsteemi nii, et enam ei loe, kes esimesena taotluse esitab, vaid see, kus toetuse mõju on kõige suurem, ehk seal, kus renoveerimine aitab energiakulu kõige rohkem vähendada ja kus inimestel on seda tuge tõesti vaja. Lisaks on käima läinud tehaseline rekonstrueerimine, mis teeb renoveerimise kiiremaks ja kvaliteetsemaks ning pakub uut võimalust ka Eesti ehitussektorile. Sellest on kujunemas omaette ekspordiartikkel ja kindlasti soovitan seda korteriühistutel kaaluda, ehk siis tehaselist renoveerimist. Renoveerimise kõrval on meie teine suur eesmärk kodude kättesaadavus. Sel suvel tõstsime maapiirkonna eluasemelaenu käenduse piirmäära 150 000 euroni ja laiendasime piirkondi, kus seda saab kasutada. See tähendab, et noored pered ja inimesed väljaspoolt Tallinna ja Tartut saavad laenu võtta samaväärsetel tingimustel kui suurlinnades. Me ei taha, et kodu ostmine sõltuks ainult postiindeksist. Samas teame, et mitte kõik ei taha kodu osta. Seepärast planeerime koostöös Euroopa Investeerimispangaga, et arendada taskukohaseid üürikodusid ka väiksematesse keskustesse. Viimase 25 aasta jooksul on üle 95% uutest eluruumidest rajatud just Tallinnasse, Tartusse ja Pärnu piirkonda. Mujal Eestis on uute elamispindade ehitus praktiliselt seiskunud. Just seetõttu on meie eesmärk luua turupõhine mudel, kus riik aitab maandada riske ja erasektor ehitab uusi, taskukohaseid üürikodusid sinna, kus neid päriselt vaja on. Euroopa Investeerimispank on selles väga kogenud partner. Nad on toetanud taskukohase elamusektori projekte üle Euroopa ning omavad põhjalikku kogemust jätkusuutlike rahastusmudelite loomisel. Tänavu alustasime ka Eesti esimese riikliku eluasemepoliitika kontseptsiooni koostamist. Ka siin on fookus taskukohasusel. Meie huvi on õppida teiste riikide kogemusest, et leida just Eestisse sobivamad viisid, kuidas eluasemekulusid vähendada. Tean sedagi, et üks suurimaid murekohti ühistutele on olnud renoveerimise ja juurdeehitiste keeruline ning aeganõudev menetlus. Olukorra lahendamiseks oleme alustanud ehitusseadustiku muutmist, et vähendada halduskoormust ja lihtsustada menetlusi. Näiteks saab tulevikus rohkem tegevusi teha ilma detailplaneeringuta ning ehitusteatise kehtivusaeg pikeneb 4 aastani. Tulemas on ka renoveerimisgiid ja tüüplahendused, mis aitavad projekti paremini ette valmistada. Head konverentsil osalejad, korteriühistud on olnud riigi kindel partner. Te tunnete oma maju ja oma inimesi paremini kui keegi teine. Ja see teadmine on riigile hindamatu. Ühistud on need,
kes aitavad ellu viia riigi eluasemepoliitikat kõige praktilisemal tasandil. Selle eest tänan teid siiralt. Järgmised aastad ei saa kindlasti olema lihtsad. Eelarveruum on pingeline ja vajadusi on palju. Aga meie fookus on paigas ja töö läheb edasi. Jätkame rahastuse otsimist, valmistume Euroopa Liidu järgmiseks rahastusperioodiks. Vähendame bürokraatiat ja töötame välja lahendusi, mis sobivad Eesti oludesse kõige paremini. Soovin teile tänaseks foorumiks sisukaid arutelusid, uusi mõtteid ja praktilisi ideid, mida oma kogukonnas rakendada. Aitäh teile ja jõudu!